Tervist kõigile. Ma tean, et ma ei ole natuke aega videot teinud. Mul oli 500 subi spetsial plaanis, aga mul on vaja natuke aega veel, et seda planeerida ja teostada ja kõike seda imelist värki, onju. Nii et nii kaua te saate reageerime furridele. Põhimõtteliselt mingi paar päeva tagasi ma panin TikToki ühe video. Ma olin kuskil ema ääres sõbra sünnipäeval, natuke mingi tatsasime seal lihtsalt ringi ja me nägime mingisuguseid lapsi. Ilmselgelt nad olid ma pakuks mingi 13-14 maksimum. Me küsisime neilt küsimusi, me mingi ajasime natuke juttu nendega. Mina otseselt nagu ei sõimanud neid mitte millegi pärast, aga nemad üritasid meid sõimata. Ma panin selle video TikToki, milleks nad andsid meile loa. Nad ütlesid, et pange TikToki, tagige meid ka. Ma ei hakka neid tagima, aga ühesõnaga. See video sai 15 000 vaatamist. Ja kui me loeme neid kommentaare, siis on ilmselgelt näha, et teistele väga selline furitsemine ei meeldi. Näiteks viska paar molotovi. Jubedad need furrid notkanalai, lükka vette. Keegi läks neid nagu kaitsma ka, öeldes, et nad ei teinud sulle midagi ju, las nad ronivad puu otsas, siis kõik me oleme lastena seda teinud. Vaata, minu arust nagu Eestis ei leia sa nii kergelt nagu mingi furri supporterid või nii öelda, onju. See on sellepärast, et inimesed arvavad, et kui sa oled nagu furri või Therian või whatever, onju, siis see tähendab seda, et sa arvad, et sa oledki nagu loom. Okei, põhimõtteliselt Google annab definitsiooni sõnast furry kui a person who identifies with and enjoys sometimes dressing as see sõna animals or creatures. Ehk siis nagu inimene, kellele nagu meeldib lihtsalt käia põhimõtteliselt kostüümis. Nagu üldiselt öeldakse, et nagu furry on inimene, kes lihtsalt käib nagu selles kostüümis, on ju. Ma arvan, me oleme kõik näinud furrisid. Aga palun. Teises otsas too on aga Therian, ehk siis conceived of as being partly human and partly animal in form. Ehk siis furrid üldiselt on lihtsalt inimesed, kes käivad nagu nendes kostüümides ringi, on ju. Noh, lihtsalt mingi dress-up, ütleme nii. Ja Therianid on need, kes arvavad, et nad on nagu mingil osal mingid loomad või midagi, on ju. Furrid üldiselt on need nagu normaalsed vennad, nii öelda, on ju. Therianid, kui sa oled Therian, siis I'm sorry, aga sa ei saa olla inimene ja loom samal ajal, või sa ei saa olla nagu inimene, kes muutub loomaks, on ju. Kui me freeze frame'ime siin, siis need vennad ütlesid, et me oleme Therianid. Aga me ei arva, et me oleme loomad, ehk siis ma arvan, nad ei teadnud täpselt, kummad nad siis on. Nende inimeste vastu seal videos mul ei ole otseselt midagi. Lihtsalt nagu öelda mingi, et mingi Anna Loganile või ma ei tea, mingi tao neid või seda midagi sellist on ka nagu rõve öelda. Aga nagu samas, kui sa lähed niimoodi kuskile välja avalikku kohta, siis inimesed vaatavad sind imelikult ja inimesed hakkavad nagu mingi ütlema sust asju vahepeal, on ju. Nagu ma ei ütle, et see on nagu fine, et oletame, et see on telefon, on ju, see on mu rahakott, aga ühesõnaga. Seega ei ole kui ma tulen niimoodi siin filmima, on ju, ja mingi topin sulle kaamerad näkku ja whatever the fuck, on ju, ja mingi lõugan su peale, see ei ole ka Lihtsalt, kui mina läheksin välja tänava peale mingi kassisaba koela kõrvadega, siis loomulikult inimesed vahivad mind. Isegi siis, kui ma ei ole mingi furri, kui ma ei ole Therian, whatever, on ju, siis inimesed ikka vahivad mind. Eestis Tartus väga ei soovita sellist asja. Keegi kirjutas imagine hating. Selles videos ma ei heitinud, nii et ma ütlesin, et only in Tartu on heiti panemine tänapäeval või? I mean hating on Therians and shit. Jällegi, ma ei heiti, aga see ei ole Me ei saa nagu normaliseerida seda, et lapsed on nüüd järsku hakkavad mingi loomadena ringi jooksma, eks ole. Siis ma ütlesin talle, mul oli juba siis nagu mõte, et kui mu valgustus jõuab täna või homme kohale, et siis ma teen sellest video. Teen selle teema kohta props YouTube'is video varsti, nii et mine vaata seda rohkem info jaoks. Ja siis ta jälle ajab inglis keeles seda pada edasi, ma ei saa aru, miks. I still can't understand why make this video if you're gonna be that offended of me having an opinion. Mis that offended? Kas ma tundun offended või? Mis asja? Väga hästi öeldud minu arust on see, et keegi ütles, on ju, et nad ei teinud sulle midagi ju, las nad ronivad puu otsas. Kõik me oleme seda lastena teinud, on ju. Keegi ütles selle peale, et that we in question on meie siis, kui me veel kõndima ei olnud õppinud.
tehku need Therianid, mis tahavad, lihtsalt ärge normaliseerige seda hullust, eks ole. See on reaalselt nii tõsi. Nagu me ei saa normaliseerida seda, et lapsed ütlevad, et nad on loomad. Okei, ma pidin telefonis selle asja üles otsima. Üks teine nagu full pikk kommentaaride kogum oli veel, mille postitaja kustutas ära selle. Põhimõtteliselt see inimene tegi umbes mingi, no ühesõnaga mingi defendimiskommentaar, on ju. Lämme vaatame tema kontot. Okei, esiteks talendiks ma seda ei kutsu ja ma arvan, ma saan rääkida, sest et need seal, eks ole, ja seal on üks maas ka veel. Me loeme kommentaare. Ma hakkasin mängima eelmine aasta. Mina ei taha heitida, nii et Karli kitarritund. Kiire kitarritund, kuna mitte kedagi ei koti. Kui sul on kitarr, palun pane see häälde. Siis palun ära kasuta ainult ühte näppu, et mängida neid noote. Ehk siis ära mängi. Ma juba kasutasin kahte. Palun mängi mitme näpuga. Niimoodi näiteks. Also, palun õpi akorde. Kõige lihtsamad akordid ever. See. No ühesõnaga, õpi palun akorde. Kui sa oled juba aasta, nagu mingi pool aastat, ütleme niimoodi, oled mänginud, siis sa peaksid ikka olema palju kõrgemal tasemel. Ja ausalt öeldes ei ole sul, kui sa ütled talentless furi, ja siis sa kutsud seda talendiks, siis on natuke nagu ego küsimärk. Ühesõnaga, kui sa seda videot näed, siis palun jätka mängimist. Kui sa soovid natuke abi, siis ma võin siis kirjuta mulle või midagi. Okei, ühesõnaga, miks ma üldse sellest inimesest rääkida tahtsin, oli ühe video pärast, mis ta siia postitas. Do you support Black Lives Matter? Yes. Do you support LGBTQ? Nii, I am actually racist. Põhimõtteliselt see vend just admittis, et on rassist. Sa ei saa oodata, et inimesed toetaksid selle eest, et sa oled Therian, mis ta ilmselgelt on. Kui sa oled rassist! Ma arvasin, et rassism on juba nagu mingi vana asi, et see on mingi, et see jäi aastasse 2020, on ju. Oh, get help. How it feels to not have to lie about your age anymore, because now I'm officially 13. Me näeme seda. Ühesõnaga, nagu ma ütlesin, siis enamused nendest Therianitest ja furidest ja whatever on lihtsalt lapsed, nii et palun ärge minge heitima neid. Aga samas, kui sa oled rassist, kurat, mul tekib nagu räige sügelemise tunne nagu actually minna ja nagu öelda ta kohta midagi. I don't get why Therians like me get so much hate for just doing what we do. Like, we aren't the weirdest people out there, right? Probleem ei ole selles, et sa teed seda, mida sa teed. Probleem on selles, et sa ütled, et sa oled loom. I'm not tolerating when furries meow at me. Okay, but do you think that all Therians will waste their time and meow or bark at you? Esiteks, inglise keel. Teiseks, probleem ei ole mjaugumises ega haukumises, probleem on selles, et sa ütled, et sa oled fucking loom! Ma ülikaua jäpata ei viitsi, aga see terve video on põhimõtteliselt jap session. Aga tehke, mis tahate. Piir on selles, kui te ütlete, et te olete fucking loom või mingi teist nahavärvi, mis te actually olete. Või, ma ei tea, poskamarker. Aitäh teile kõigile, et te vaatasite. Aitäh teile 550 millegi subscriberi eest. 555 on vist minu arust hetkel. Ma nüüd lähen ja läbi valu ja tule lähen editin seda videot.